Head kolleegid, meie päevakorra 13. punkt on Tartu Kutsehariduskeskuse põhimäärus ja ettekandeks palun kõnetooli abilinnapea Tiia Teppani. Palun. Lugupeetud volikogu esimees, austatud volinikud, teie ette on toodud kinnitamiseks Tartu Kutsehariduskeskuse põhimäärus. Kõigepealt ma tahaksin tänada hariduskomisjoni, et selle punkti arutamise kohaks oli valitud Kutsehariduskeskus ja me saime koos hariduskomisjoniga osa saada väga meeldivast paarist tunnist, kus tutvustati ka Kutsehariduskeskuse olemust ja kohal viibisid Kutsehariduskeskuse direktor, õppejuht ja ka arendusjuhte. Nii et siinkohal aitäh komisjonile. Aga see uus põhimäärus ja selle tänane kehtestamine on tingitud 1. septembrist 2013 jõustunud kutseõppeasutuse seadusega, mis on uus seadus kutseõppehariduse korraldamiseks. Ja mis on võib-olla sellised olulisemad punktid, mis uues seaduses on muutunud. Kutseõppeasutuse seaduses on muudetud kutseõppe liike, kutseõppe jaguneb tasemeõppeks ja täiendusõppeks ja tasemeõppe õppekavad omakorda on siis veel esma- ja jätkuõppe õppekavad. Õpet saab toimetada ja toimuda nii statsionaarses kui mittestatsionaarses vormis. On olemas kutseõppekavad, mis on nii kutset õppida võimalik põhikooli või ka gümnaasiumiõpilastel paralleelselt. Ja põhimääruse eelnõus on ka need võimalused välja toodud. Kutseõppeasutuse seadus lubab nüüd koolipidajal otsustada kutseõppeasutuse õppekeelte üle. Kui varem oli eesti keele õppekeel, siis nüüd tuleb arvestada, et võib ka teistes keeled, aga enamus on õpet ikka 60% eesti keeles, siis on see eestikeelne õpe. Meid puudutab võib-olla seetõttu, et Tartu on rahvusvaheline linn ja siin on palju juba rahvusvaheliselt teistest riikidest tulevaid õppejõude, võib-olla kelle lapsed soovivad kunagi õppida, siis on see võimalus nüüd koolipidajale antud. Ja muudatused on ka kooli juhtimises. Kooli struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab kooli direktor, see on tema pädevuses. Aga kooli tegevuse korraldamiseks moodustatakse eraldi siis juhtkond, nõukogu ja nõunike kogu. Siinjuures peamegi nüüd tõdema, et see nõukogu nimetus on natuke teistsugune, kui me varem oleme mõelnud ja nõukogu on eelkõige kooli esmaseid ülesandeid ja korraldamist pidav ja jälgiv organ ja võib-olla varasemast oleks ta olnud samastatav õppenõukogu esindusorganina. Ja tänase päevani käibel olnud nõukogu on nüüd nimetatud nõunike koguks ja nõunike kogu on siis väljaspoolt kooli moodustatud struktuuriorgan, mis on siis täiendavaks juhtimises struktuuriks ja nõuandvaks organiks kooli juhtkonnale. Ja selles põhimääruses on toodud ka õpilaskonna nimetamine, mis on õpilaskond ja kuidas see õpilaskonna kaudu on õpilasesindus ja esinduse esindajad nõukogusse määratud, et need punktid on eraldi paragrahvidena välja toodud. Hariduskomisjonis tekkis ka rida ettepanekuid, mida selle põhimääruse vastuvõtmisel arvestada ja need ettepanekud muudatusteks on ka teile siia täna toodud. Ma ei hakka neid sõna-sõnalt siit koostama. Ja tean ka seda, et pärast hariduskomisjoni toimumist on veel olnud kirjavahetus nii kutseõppekeskusega, Kutsehariduskeskusega kui linnavalitsuse õigusteenistusega, et seda määrust, teie ette toodud määrust veel parandada ja lisaküsimustele vastuseid saada. Aitäh!
Ja toonitan ka seda, et tegelikult see põhimääruse vastuvõtmine on üsna kiire, sest seaduse järgi oleks pidanud olema juba 1. jaanuarist ja eelmine põhimäärus on muutunud kehtetuks, nii et koolil oli ainuke palve kooli õppejuhil ja arendusjuhil, et võimalikult kiiresti see määrus saaks vastu võtta, siis kool saab alldokumente hakata vastavalt sellele vastu võtma ja toimetama. Aitäh! Aitäh! Palun, kas ettekandjal on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale. Aitäh. Ja kaasettekandeks on sõna hariduskomisjoni esimehel Toomas Jürgensteinil. Palun. Hea esimees, head kolleegid, nii nagu abilinnapea Tiia Teppan ütles, arutasime me vastavat küsimust Kutsehariduskeskuses möödunud kolmapäeval. Meil oli hulgaliselt ettepanekuid ja kõigepealt siis 13 poolt ja 0 vastu. Me pooldasime Kutsehariduskeskuse põhimääruse kinnitamist ja siis pidasime veel elektroonilise koosseisu, et linnavalitsuse sõnastuses parandusettepanekuid läbi vaadata ja seal oli siis 13 poolt ja 1 eriarvamus. Aitäh! Aitäh! Palun, kas kaasettekandjal on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh kaasettekandjale. Sõnavõtusoov ei ole. Kas on repliigisoove? Kolleeg Jüri Ginter, repliik. No asjaga on kiire ja ma saan aru, et kõik tahavad koju minna, siis ma ei tahtnud nagu suurt poleemikat. Ei taha kui. Mida? Vabandust, palun jätkake. Siis ma lihtsalt ütlen välja, et ma olen juba tükk aega tagasi esitanud ülevaate nendest punktidest, mis siin ei ole selles põhimääruses kooskõlas seadusega ja selle tõttu ma ei saa kahjuks selle poolt hääletada. Aitäh! Palun, kas on veel repliigisoove? Rohkem repliigisoove ei ole. Tänan. Lõppsõnaring. Kas ettekandja soovib kasutada lõppsõna võimalust? Abilinnapea Tiia Teppan, lõppsõna. Jah, ka minuni on jõudnud informatsioon, et koolile on saadetud punktid ja meie jurist on need üle vaadanud ja vastanud ja tema ja õigusteenistus ei näe, et see kutseõppeasutuse poolt praegust vastuvõtmisele antav määrus oleks seadusaktidega mitte vastavuses, ehk siis ma tuginen praegust meie õigusteenistuse arvamusele. Aitäh! Aitäh! Kas kaasettekandja soovib kasutada lõppsõna võimalust? Ei soovi. Fraktsioonide esindajad ei anna märku. Sellega oleme arutelu peaaegu ammendanud, aga nagu meile tutvustati, sisaldab eelnõu või on eelnõule esitatud mitmed parandusettepanekud. Kordan, ettepanekud lähtuvad hariduskomisjoni seisukohtadest, mida linnavalitsus oma ettepanekuga on sõnastuslikult täpsustanud. Linnavalitsuse täpsustused omakorda on läbi vaadatud komisjonis ja seetõttu ma teen ettepaneku aktsepteerida parandusettepanekuid. Kui keegi nõuab hääletamist, siis me peame hääletama. Kas keegi nõuab hääletamist? Hääletamist ei nõuta, oleme parandusettepanekud aktsepteerinud ja panen määruse koos aktsepteeritud parandusettepanekutega hääletusele. Kes on määruse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 28. Palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääli ei ole, oleme määruse vastu võtnud.